Nii, alustame maikuu volikoguga. Meil on etteteatamisel on Raul Obersteiner ja Eva Helme puudu ja hetkel on veel Külli Raudsik ja Karmen Lihtmets. Külli kindlasti tuleb ta tööle ja Karmen Hiline, nii et aga meil on kenasti hetkel kohal siis 17 volinikku ja saame asuda päevakorda läbi vaatama. Kas on enne päevakorra osas küsimusi? Materjalid on edastatud e-postiga. Kas on enne päevakorra kinnitamist arupärimisi küsimusi? Ei paista. Siis kas on päevakorra osas ettepanekuid? Üks küsimus. Seal oli üks eelnõu seal taga otsas, mis tuli, aga see päevakorras nagu polegi. Millest see? Eelmine kord oli sama teema üleval, jah? Selles mõttes, et see eelnõu oli, aga oma päevakorras selle punkti ei. Ja eelnõu on suunatud komisjonidesse, ma ei tea, kus komisjonid arutasime ootame vallavalitsuse seisukohta. Vallavalitsuse seisukohta on kuulnud, et siis... Aga kas see siis ei tulnud õigel ajal kohale või? Eelnõu oli vastus õigel ajal. Ei, selles mõttes, et vallavalitsuse seisukohta. See oli juba ju mitu kuud. Riigi ole. Ei olnud. No eelmine volikogu tuli. Me tahtsime eile jõuda selle seisukohaga ühele poole, aga meil läks päev pikaks, et me ei jõudnud täna komisjoni istungis kahjuks. No muidugi eile arutati pikalt seda küsimus. Tartust sõit ja kõik muud juba. Absoluutselt. No seal enam nagu oli niisama istunud, oleks saanud omavahel ära. Niisama istunud. Ja meil ei ole eelnõu ettekandjad ka täna, nii et ta pildist ka rääb. Ma küsin, no kui eelnõu on, aga päevakorras ei ole, siis ma küsin, see on minu küsimus. Ei, absoluutselt. Kas vastus oli amet? Ei olnud, millal on siis päevakorras? Järgmine või? Järgmine kord, kui vallavalitsus saab arvamus. Vallavalitsus kokku saab, jah? Ei tea, jah. Selge. Päevakorra osas muid ettepanekuid ei ole. Hea küll, siis paneme päevakorra hääletusele 5 punktina, nagu päevakord on välja saadetud ja palun hääletada, kes on päevakorra kinnitamise poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kõik kohal oli ja seega meil vastu ja erapooletuid ei ole ja päevakord on vastu võetud. Ja saame asuda esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord muutmine. Ja ettekandjana on vallavanem Ingvar Saarek. Ja lugupeetud volikogu liikmed, volikogu esimees, tehniline muudatus siis valla ühes määruses. Seoses sellega, et 1. septembrist hakkab kehtima alushariduse seadus, koolieelse lasteasutuse seadus lõpetab kehtivuse, siis hakkab tulenevalt sellest siis sellised normitehnilised muudatused ja midagi sisulist otseselt ei muutu. Ja seletuskiri oli siin juures, selgitas ka need asjaolud ära, sest ma pikemalt sellele rohkem ei peatu, aitäh. Kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Haridus, kultuuri ja noorsootöö komisjonis käiks ka läbi see. Ja sama kiirelt meil see ka läks. See küsimus, et kui nüüd mingisugused sisulised muudatused ka veel tulevad, ootavad meid ees ja seoses selle seaduse muudatusega, siis me tegeleme nendega järgi pannud. Ja kui ei tule, see on terminoloogias, siis ei ole midagi sellega teha. Nii lühikes oli ja kõik 5 poolt häälega toetasid seda määrust. Selge. Paneme siis määruse muutmise
hääletamisele ja palun hääletada, kes on poolt, annavad käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 häält, kuna vahepeal liitus meil ka parlamendi liikmed poolthäältega vastu võetud. Kõik kaalunud, nii et vastu erapooletuid ei ole. Liigume järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded muutmine. Ja siin on ettekandjaks Karoliina Post. lugupeetud volikogu liikmed. Ees on siis määruse eelnõu, millega siis muuta määrust avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded. See määruse muudatus on siis tulenes sellest, et soovisime viia selle määruse taotlemise üle iseteeninduskeskkonda, mille nimi on Spoku. Ja sellepärast siis oli vaja täpsustada seda taotlemise protsessi. Ja siis ühtlasi täpsustasime siis, millised andmed on vaja ja milliseid lisadokumente on vaja. Ja kuna kehtivas määruses ei ole täpselt reguleeritud kõrgendatud turvariski mõiste, siis selle muudatuse või selle sisustasime ka siis siin määruse muudatuses ära. Ja muus osas jäävad muud tingimused kehtima, et millal tuleb üldse see taotlus teha ja kõik muud asjad on juba olemasolevas määruses. Nii, kas selle määruse osas Meelis palun? Lugesin mina ka seda määrust või määruse muudatuse ettepanekuid ja tundus kuidagi siukse natuke kiusamisena. Et noh, neid 500-seid üritusi vallas ei ole eriti palju. Neid võib näpu või käe peal üle lugeda 5 kuni 10. Ja noh, miks on seda, kas me oma inimesi siis tõesti ei usalda? Et kuidagi halb maik jäi mulle juurde nende muudatuste lugemise või toimetamise puhul. Ma võib-olla selgitan siis, et varasemas või praegu kehtivas määruses oli turvaplaani nõue sees. Aga millisel juhul seda turvaplaani vaja ei olnud ja see oligi igakordselt siis sai hinnata. Pigem mina ütleks, et selline viis, kus me täpselt toome ära, millisel juhul on see turvaplaan vajalik ja millisel mitte, see annab selgema siis suunise nii taotlejale kui vallavalitsusele endale. Aga miks mitte see number võiks 1000 olla? Noh, neid on tõesti väga vähe üritusi, millele peab selle turvaplaani. Noh, me kiusame nagu oma inimesi, kellega me hakkame või kes tahavad midagi teha kuskil siin on ja siis hakkavad. Ma ju ei tea, kas mul tuleb Lihula samba üritusele 300 inimest või tuleb 500 inimest või tuleb 600 inimest. See on nagu nii avalik üritus, siis sa teed taksi ka veel. See ei ole avalik üritus, see on lihtsalt koosolek. No avalik üritus on jälle erinevad asjad. See ei kohandugi avalikuks ürituseks loetakse üritus, mille eeldatav osalejate selles mõttes, et eeldatav, kui sa eeldad, et on 300 avalik üritus, siis sa ei pea seda esitama. Kui sul tuleb sinna siis 1000, siis tuleb 1000. Teine asi nagu see, mis see turvaplaan on. Turvaplaan võib olla ka paarilauseline ülevaade, mis juhtuma hakkab. Et kui sul on nagu tõsiselt võetav suur üritus, kus on kaasatud, ma ei tea, Keskkonnaamet või Maanteeamet või politsei või siis on ju täitsa loogiline, et 500 inimest on väga suur inimeste hulk ja sul peab olema mingisugune plaan. On ju? Ette nägematused tulevad niikuinii ette ürituse korraldajad. Aga see sõna, millest sa praegu räägid, et kiusame kuidas, palume mõelda ürituse planeerijal läbi võimalikud ohud, neid kirjeldada. Või sa ütled, et 500 inimest on nii palju väike arv, et seal ükskõik, et pole mingit ohti, et täitsa suva. See ei ole ju nende kuulmatu. Mõeldakse niikuinii läbi. Ei niikuinii, siis niikuinii esitad ka need niikuinii. Ma täpsustan korra, et selle loa annab vallavalitsus tahab olla kindel, et see, mis siin Meelis ütleski, et mõeldakse läbi, et see olekski päriselt läbi mõeldud ja kirja pandud. Ja meie lähtuvalt sellest plaanis suhtlema ka siis politseiga ja Päästeametiga ja et siis tagada ürituse turvalisus osalejatele. 500 inimest on ikkagi piisavalt suur arv juba ja kui siin käis ka läbi, et me kiusame oma inimesi, siis me võime või meie vallas võidakse korraldada üritusi, kus osalevad
hoopis mujalt tulevad inimesed. Selles mõttes see on lihtsalt üldise turvalisuse huvides ja kui me räägime avalikust koosolekust, siis kui see ei ole avalik üritus, siis sellele lähtuvad muud nõuded, see nõuded ei kohata sellele. Nii et meie palve oleks seda siin täpsustada, et oleks nii ürituste korraldajatel kui ka vallavalitsusel selge suunis ees ja see on kõik ainult üritustel osalejate turvalisuse tagamise huvides ja et seda teha enne, mitte pärast avastada ja jälle tegeleda millega. Aga seal on õnneks sõna seisnud eeldatav, et see ei kohustu nüüd millekski, et ma eeldan, et tuleb 100 inimest. Kust on siis või millest on tulnud see, et jälle kui üritus on suunatud alaealised on nii suur turvarisk meile, siis see tähendab seda, et meil on öeldud küll vallaasutused pea tegema, aga ma eeldan seda, et koolides pole ka seda kõike kompetentsi, siis nad peaks iga kooli ürituse puhul tegema, kui lapsed üle tee lähevad või kuskil. Ma ei tea, aga 500 lapse vallas. See määrus ju kehtib teistele, et kõik valla hallatavad asutustele, nemad ei pea taotlema no, ma ei ole väga kindel, et neil see kompetents olemas on siis. Miks ta ei peaks siis tegema? Kust te seda võtate eeldate, et neil on see olemas, aga siis näiteks ükskõik suvane, kes tahab teha, et sellel seda ei ole, tema peaks nagu tegema. Ma tahaks lihtsalt lisada, et see on ju avalikud üritused, enamasti ikkagi kooliüritustel on oodatud eelkõige nagu kooli kogukonna liikmed, mistõttu ta ei ole ikkagi nagu avalikule üldsusele avatud, et ei saa nagu kooliüritusele tulla õpilased Pärnu koolidest näiteks, et selles mõttes siin on lapsevanemad, kui tulevad, siis on avalik üritus. Ja selles mõttes, aga see on teine, see on kooliüritus, kooli kogukonna alla läheb ka lapsevanemad. Ja siinkohal võib-olla võiks märkida ka seda, et see määruse tekst, mis praegu kehtib, mida ta tegelikult ei näe, ütleb, et avaliku ürituse loa taotlust on vaja alates 50 inimesest. Et siis kui on 50 pluss alaealist, siis on see turvaplaani küsimus. Et kui on vähem kui 50 alaealist näiteks, siis ei ole turvaplaani vaja. Ja kui veel norida natuks, siis ma ütleks, et mis pärast on näiteks lavas ja sisse pandud, see on vastupidi, tõstab turvalisust. Lava võib olla ebaturvaline. See ongi küsimus on selles, et mida seda lavana käsitletakse, et kui esitatakse meile dokumendid, näed lava on selline, selle iseloomus. Kõigile euronomeetrile vastava. Väga tore, siis ei olegi probleemi, aga me saame seda hinnata, aga kui keegi ütleb, et ma panen selle, lasen 2 kruviga kokku ja meil on selline koht ja see kukub selle ürituse ajal kokku või mingisugune muud asi sellega juhtub, siis me tahaks enne selle üritusele loa andmist teadlik olla, et kuidas seda üritus siis või millist konstruktsiooniga lava näiteks selle ürituse jaoks kasutatakse ja meie vajadusel saame kompetentsi siis täiendavalt küsida näiteks Päästeametilt või mõnelt muult asjaomaselt ametiasutuselt, kellel on ka pädevus siis hinnata neid asjaolusid. Et see on ikkagi jätkuvalt turvaline. Andres, sa tõid küll välja, et lapsed võiks ka niimoodi ilma valimata 500 last alaealist kokku ajada ja miks me siis eeldame, et see on ohtlik. Et me ei eeldagi seda, aga me tahaks olla seda turvalisust, et see oleks tagatud ja sellest kindel olnud. No aga samas luba tahate, et küsitakse enne, aga kui lava ehitakse enne üritust, millal te seda hindate, kas lava on turvaline või mitte? Kes teil see spetsialist on siis? Me ei peagi hindama seda, peab hindama seda, kes korraldab. Nüüd läheb sul ta esitabki meile selle ülevaate, millise lava ta siis sinna plaanib rajada. Ma arvan, et enne neid kõiki küsimusi oleks võinud lugeda üle ikkagi, mis on avalik üritus. See on avalikus kohas toimuv avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus, inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek. See on ka läbi loetud, ma isegi võrdlesin seda praegust dokumenti ja neid parandustega, nii et ära muretse, kõik on loetud. Ja palju erinevus oli? Ja palju erinevus oli? No ikkagi seal taga. Tähendab ka see viimane tagaotus selle keeldumise põhimõtte või tähendab see, et vähemalt kuu aega enne, kui on 2 päeva hiljaks jäänud, siis umbes, et käigus kurat ei enam ei arutasime. Ei, see kuupäevad on puhtalt sellest, et tullaksegi 3 päeva enne me teeme nüüd ürituse ja hindame, tegelikult see ei ole normaalne. No aga kõiki asju ei saagi, mõnda asja näebki nädal aega, et kui tee on rong läinud. 500 inimesel üritus sai tee nädal. Aga siis on liita, siis eeldab, et tuleb 200 ja teed üritus ära. Meelis, kas oli küsimusel? Kumab seal taga ikka siukene natukene ärategemise plaan ja ka teie õigus. Meelis, sa ei pea tegema, oli süüri ju suur. Ei,
absoluutselt, see on ka õigus. Need kaks väikest. Kahe erineva aadressi. kõige suurem üritus on volikogu koosolek. segased volikogu koosolekut, kui avaldada. ei, Andrei. jaa, et ma olen ka mõne ürituse korraldamisega kokku puutunud, ma seda kiusamise aspekti siit välja otseselt ei lugenud. See hariduse nii-öelda kooliürituste puhul minu arust see määrus nagu kehtib ikkagi väliõhus toimuvate ürituste puudutajate nagu sisetingimustes toimuvatel üritustel niikuinii kehtib. Küll aga jah, see vähemalt 30 päeva tegelikult tundus mulle ka natuke murekoht, et näiteks 1. juunil tuleb kellelgi mõtet, kas või jaanipäevad ja mis iganes muu üritus see on, siis ta võib saada takistuseks, ma arvan, sest praegult oli ju kirjas üldjuhul 30 päeva. Üldjuhul? Seda saab üldiselt on nii, et kui meie peame seda kooskõlastama ka näiteks Päästeametiga, ürituse korraldaja enda huvides on siiski natukene ette mõelda, millal seda üritust teeb, et see ei sõltu ainult meist, et kui meie näiteks, kui on üritus, mida on vaja kooskõlastada Päästeametiga või politseiga ja nemad ei jõua seda kooskõlastada, meie seda luba ei väljasta, siis üritus toimubki ebaseaduslikult ja selle võib tulla politsei ära lõpetada. Aga siis see on see koht, kus ma saan eeldada, et tuleb 200 inimest. Küsimus on see, et kes üritus korraldab, peabki selleks rohkem aega ette mõtlema ja selle taotluse ära tegema varem. Et see tähendab seda, et lõpuks ka need menetlejad on siis ajahädas ja peaks justkui sellega kiirustama, et see ei ole ka selles mõttes, see 30 päeva ei ole nii pikk. Nii uima ei tohi ka valge olla, et ei saaks nädalaga menetleda. Ehk siis kui Virtsu merepäev jääb meie võime saada lihtsalt, kui on vaja teiste ametiasutuste. Et jaanipäev on teada ka ja kõik need muud üritused ja sellised suuremad asjad. No selge, siis loeme ära, kui 499 punkt ära kinni ja selle minu arust ikkagi see võiks olla mingi paindlikkus siin vallal olemas, et mitte ole niimoodi, et kui ongi 30 päeva, nii-öelda alla 30 päeva see taotluse esitamise aeg, et ta ei jääks selles mõttes kohe nagu automaatselt ukse taha, et ikkagi kui vallal on võimalus ära menetleda. Loomulikult me menetleme selle. aga siis jätamegi selle punkti muutamata, seal on. Kui meil ei õnnestu seda luba välja anda, siis seda üritust ei tohi korraldada. aga praegu see välistab selle punkt see oli ja selle tagumuse punktiga ta ju valis. See on tähelepanu juhtimiseks taotleda. Ma lihtsalt ütlen seda, kui see tuba tuleb 3 päeva enne, kui seda luba me ei väljasta, see üritus toimub sellisel juhul nii, et keegi esitab ka kaebus selle ürituse kohta, siis tuleb politsei. No selge see, aga kui ta tuleb 28 päeva enne, siis võiks selle, jõuab selle igal juhul ära menetleda, võib ju see punkt jääda, seal on ka praegu ka sees, et 30 päeva üldjuhul. No vot nii ongi, las ta jääda siis. Ja meie eesmärk on anda see sõnum ikkagi välja, et ennem mõelda, sest kui see üldjuhul 30 päeva tähendab seda, et tuleb 5 või 10 päeva ennem, siis on see juba hiljaks jäänud. No. Ja see tavaliselt seda tähendabki. Ja siis on taotlejad ukse taga ja ütled, aga meil on siin üldjuhul, näed, et miks ta siis ei menetle. Me ei suuda tagada seda väljastamist 10 päeva. Siis 20 päeva. Ei, selles mõttes on ju lihtne, kui on jaanipäeva, siis jaanipäeva on iga aasta 23. juuni. Seda sa tead 1. jaanuaril, seda sa tead 26. juunil. Et see tuleb, kui nüüd. Point on selles, et kui sa planeerid asja, siis uuega ette planeerimine ei ole nii palju. Üks nagu nii, ma ei näe mingi kooskõlla rahvusvahelise õigusega. Arvi, palun. Jah, me kuulasin neid asju ja ma ei tea, kas mõistlikum oleks äkki 20 päeva. ma ei tea, vaata, ega siis seal on ju mitu asutust, kellega peab seda kooskõlastama. Seal on politsei, seal on küll, et kõiki iga kord ei ole vaja politsei. ja ma tean, et ei ole. Andres, kas 20 tööpäeva suleb sulle? Ma teeks ettepanek, et volikogu ettepanek muudaks seda 30 päeva. 20 päeva ongi 30 päeva. Ei, 20 päeva. See vald võib jõuda menetledes sul 2 päevaga ka ära, aga küsimus on teistes asutustes. See kuudas tegelikult. Ja see, kas ta on 20 või 30 päeva, no okei, et kui sa tõesti tahad 24, 2. juuni tuleb idee, okei. Küsimus on Andresel on mured, spontaansed peod tekivad. Ei ole mul mure, ma panen selle lavaga ilma valla loata üle. Vallavalitsuse jaoks on ikkagi probleem, kui see tähtaeg on nii-öelda ujuv, et kui on kuni
no siis ei anna teile üldjuhul, aga see, et noh, kui mul 28 päeva äravüüdis saa või jaanipäeval võib ju tulla ka, et näed, ei olnud ansamblit, me saime ansambli. No see ei ole, üldjuhul tulebki alla 500 inimesi. Me teeme vallavalitsuse poolt ettepaneku, et sätestada see 20, vähemalt 20 tööpäeva enne. Aga miks teil on täiesti üldise rahvusvahelisele õigusele? 20 tööpäeva, 20 päeva. 20 kalendripäeva. Parem juba. Ühise mõmina saate, et ei hakka siis hääletama seda vallavalitsuse enda poolt esitatud muudatusena, vaid me arvestame sellega, et on 20. Üldjuhul 20 päeva enne. Vähemalt 20 kalendripäeva. Just üldjuhul. Vähemalt üldjuhul. Ja Andres juhib tähelepanu sellele ja võib erandkorras teha ka 60 päeva. Üldjuhul vähemalt umbes 20 päeva. Ma ühe asja tahan veel teavitada just selle sama ürituse puhul, et Keskkonnaamet on saatnud ka aprillis teavituskirja, kus ta siis ütleb, et avaliku ürituse korraldaja kohustus on siis tagada jätkuvalt, et toit ja jook serveeritakse ainult korduvkasutatavad nõuded ja nõude ja kogumine ja pesemine peab olema korraldatud ja Keskkonnaamet annab teada, et ta teostab järelevalvet nende nõuete täitmise üle ja reeglite rikkumise korral on neid võimalik määrata rahatrahv, et ka sellega avaliku ürituste korraldamisel tuleb eraldi arvestada, et see on Keskkonnaameti või riigipoolne ka nõue, seadust tulev nõue, mida tuleb ka avaliku ürituse. See on veel jaburam kui teie teema. Ma tahan seda, mul on küsimus nüüd, et kas Keskkonnaamet korraldab meil pidude korraldamist, haridust ja kõik asju. Las see riik teeb oma tööd, ärme torgi seda. Jah, haridusministeerium esitab ka igasuguseid kummalisi asju. Teile. Ja see nõue kehtib sõltumata sellest, kas üritus toimub sise- või välitingimustes piletiga või tasuta, kas selle korraldamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse luba või mitte, nii et ma arvan, et Meelis ka sinu koosolekul tuleb ilmselt kordu kasutada. Ja sama, meil on need plaanid, tuleb rahvad ise täiesti juhuslikult, keegi ei olegi mingi organisatsioon. Aga selge, me saime vist aru, et kirjas on meil vähemalt 20 kalendripäeva ja haridus-, kultuuri- ja noorsootöökomisjon vaatas ka. Ja meil oli pigem ka samamoodi, et üldsõnaline või mitte üldsõnaline, kas kiusatakse kedagi või ei kiusata kedagi. Täpselt samamoodi nagu ürituse korralduse kogemusega nagu see vastutus on alati teema ja vallal peabki olema õigus ka igasugustel jaburustel õigus keelata oma territooriumil jama korraldamine, et see on ka väga oluline. Isegi siis, kui sa ei tea. Vastutama peab ikkagi ja sama asi käis ka meil läbi, et seesama lavajutt, et kui sa oled korraldaja, siis sa võtadki endale korraldajale usaldusväärsed partnerid ja kui seal midagi läheb pekki, siis vastutab. Ja sama asi oli see 30 päeva nagu selles mõttes oli see pikem periood hea, et kui sa ka korraldad üritust, kus sa pead korraldajana suhtlema näiteks samamoodi ongi transpordiametiga, kui sa paned maanteed kinni, kui sa pead suhtlema politseiga, Keskkonnaametiga, erinevate maaomanikega, et korraldada mingisugust suurt üritust, näiteks rattakross on ju, siis on see 30 päeva paras aeg, et veel jõuda dokumente muuta, kui on vajadus, eks ju, ja ka kogemus näitab, et kui õhtul enne tuleb suur vihm ja sul on Keskkonnaametiga kooskõlastatud rajakaart ja sa ikkagi oled sunnitud seda rada järgmine päev muutma kooskõlastamata rajal, siis sa tegeled tagajärgedega, sellega ei tegele mitte vald, vaid korraldaja, eks ju. Ja samamoodi maaomanike tuludega, eks, et see vastutus jääb korraldajale ja see on siin väga selge, minu jaoks väga selge dokument, mis annab korraldajale ka mõista, et enne kui sa midagi korraldad, kas sa oled valmis ka vastutama ja kui sa ei tunne, et sa ei saa hakkama, siis ära korralda. Või lase korraldada nendel, kes saavad hakkama. Et see on minu arust nagu omanikuna väga konkreetne selge sõnum ja planeeri oma asjad ette, mõtle läbi, sul on 30 päeva aega, veendu, et sa suudad nende asjadega hakkama saada. Ja me toetasime seda vist 4,5 häälega. Ja oli see. Mul on kohta veits. No väga hea. Aga siis paneme hääletusele päevakorrapunkti 2.
see muudatusettepanek ei, muudatusettepanek eraldi ei tule, kuna vallavalitsus selle muudatusettepaneku siin arutelu käigus sisse tõi, siis hääletame juba seda 20 päeva korra. Enam-vähem 20 päeva. Vähemalt üldjuhul. Kui enam esitada ja enam-vähem kõik hästi. Selge, aga paneme hääletusele määruse muutmise ja palun hääletada, kes on selle poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4. Enam-vähem 20 päeva. 90, 11, 12, 16. Repliigi korras Kes on vastu? 1, 2. Repliigi korras lihtsalt tahtsin öelda, et me see märkama, et siin oli sõna Spoku, mis tähendab seda, et taotlemine käib läbi Spoku keskkonna ja see teeb omakorda veel keerulisemaks. Ei pea kohale tulema. Jah, ei pea tulema, aga kui sa seal kasutajat ei tee endal, siis sa üldse seda taotlust esitada ei saa. Seal neid keerulisi ridasid üldse ei olnud, ma vaatasin selle ka ära. Seal käib väga lihtsalt. Küll need ilmevad sinna. Mina võtan selle lahti, räägin oma juttu ära, panen läppak. Enam ei ilme, ma salvestan selle endale ära. Selge, väga hea, väga elav arutelu ja isegi peale määruse muutmise ja vastuvõtmist jätkub, see on väga tore. Aga meil on 3. päevakorrapunkt, milleks on detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamata jätmine. Ja see on Virtsu Olevik, Tallinna maantee 15B ja 17 ja ettekandjaks planeeringute spetsialist Margus Källe, palun. Sõbrad, kolm veterani. Meil üks edasi. Kuulame ettekandjat. Meil on selge. Kuulge, lõpetage laab. Kes see kisab seal? Ja, et 2 kronti Tallinna 15B ja 17, need on nüüd ühe omaniku käes, kes siis soovib 2 kronti ära planeerida. Kui ma õigesti mäletan, siis maksimumvariant oleks 6 kronti, milles siis üks oleks teemaa kruntide juurde pääsemiseks. Et krundid oleksid siis elamumaa sihtotstarbega välja arvastatud võib-olla 2 Tallinna maantee 15 ossa jäävad kronti üldse sadama poole. Krundid võiksid saada sellise sega sihtotstarbega, siis ärimaa elamumaa, et kuna seal kõrval on see Konsumi pood on liiginud seda. Nii. Konsumi pood, noh, sadam on juba siit juba paistab. 2-3 meetrit on sadamasse kõik see asi. Ja see on ju Virtsu kõige teedane moonestatud koht. Ja nüüd võtkasime sellise asja otsa, et Virtsus on praeguse planeeringuga miinimumkrundi, uue krundi miinimumsuurus 2500 ruutu. Päris suur, eks. Päris suur jah, et aga paneda soov, et 2 krunti teha sellest numbrist väiksemalt, see on umbes 1200. Ja see on nii äigalt planeerimisseadusesse kirja pandud, et kui on sellise krundi miinimumsuurusest väiksemalt tegemine, siis ta on üldplaneeringut muuta. Ja keskkonnamõjude mittealgatamise otsus käib sellega kaasas, et kui on tegemist üldplaneeringuga, siis tuleb eelnevalt hinnata, kas seda keskkonnamõju on tarvis hinnata või mitte. Selleks siis sai kokku pandud see mõjuhinnang, eelhinnang, kuna kogu tegevus on kavandatud ikkagi umbes sellesse sektorisse. Jälgib ikkagi olemasolevat seda, mis on välja kujunenud seda ehitusjoont, see merepoole külge, siis ei ole tarvis minna ka Keskkonnametilt küsima nõusolekut ehitusega või vähem. Seda sai ka planeerijale ja arendaja üle rõhutada, ärge lähe sinna torkima. Et lihtsalt tähelepanu vaja juhtida. Kas uued planeeringus on seda samased suuruspildana? Ei, 1000 ruutu. Väga väiksemaks, et see võimaldab ka, mis on selle koha palju hea, et siin on tegelikult olemas ka vesikanal, side, siis ka elektri kõik on olemas, et suuname seda ehitamist sinna, kus juba tarist on olemas, et kõigi lihtsam. Räägime 6 krundist või 6 majast sinna. 5 maja ja tee. 5 maja ja tee, et tee peaks tulema siis siit niimoodi siit alla ja pöörama siia vahele ära, eks. 2 krunti oleks siin ja 2 krunti oleks siin. Ja siis 5 krunti oleks selle koha, pigem see nii. See mahuks ka siia niimoodi ära, et ei peaks minema ehitusega kõik päev. Ta jätta seda kõrgema luki otsa, kus lukutust ei väga ei tule. Need tulevad elamumaad siis? Elamumaad, jah, elamumaad. Aga just sellele siinpoolsele tükkidele paneks juurde siis selle ärimaa võimalus, et kui need siin on mingi väikest majutust või oma kodus kasutada midagi, ei paneks jälle kasutus sellises alevi või aleviku taolises hoonetuses kinni.
mere ääres ka veel. Planeeringutega tihti see häda, et kui need linnast pärit inimesed teevad planeeringuid, siis nad on, kuna Tallinna värk seal peab väga täpselt ära olema, mis, kus ja mismoodi, meil ei ole nii täpselt seda vaja. Et rääks ka see paindlikkus ja inimeste enda loomingu võimalus ka sisse. Ja muidugi, mis nüüd siin on, meil omati on, siin on nüüd riigi maatükk, et siia juurde peab need säilitama siis servituud ja mesiarve plaan on, et saaks liikuda liini alt niimoodi mitu maanteed, siis see on kõik 100% ehitusele ööd, siia nii inimesed seal riigi maatükk. Aga et kui vaja keegi on neid teine liiga minna, et siis oleks see tagatud. Need on kõik tingimustes kirjunud. Mõistlik mees ehitab Üti majast või merest kaugemale. Ma tean, klassi on vaja. Nii, kas on ettekandjale küsimusi selles osas? Kõrgemale on püsti. Anne Leek. Majanduskomisjon arutas ka ja toetas detailplaneeringu algatamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmist. Selge, paneme hääletusele päevakorrapunkti 3 ja detailplaneeringu algatamist Virtsuaalerik Tallinna maantee 15B ja 17. Palun anda käega märku, kes on poolt. 17 poolt, kes on vastu? Vastu hääli ei ole, kes on erapooletu? Siis oled vana pruudi vastu. Üks erapooletu. Üks on selge, otsus on vastu võetud ja detailid saavad. Aitäh Margusele. Ja järgmine päevakorrapunkt on volikogu valimiste valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine. Ja see tuleneb siis meil sügisel asetleidvatest kohalike omavalitsuste valimistest. Me peame määrama siis meie valimisringkonna ja jaotama siis mandaadid. See on siis meil ka jätkuks siin eelmises volikogus vastu võetud otsusele, et sügisest on meil volikogu liikmete arv 17. Ja selle otsuse kohaselt siis on ettepanek määrata valimisringkonna numbriks number 1, moodustada üks valimisringkond ja määrata valimisringkonnas siis mandaatide arvuks 17. Ja kogu see valimisringkonna territoorium on siis kogu Lääneranna haldusterritoorium. Nii et selline on otsus. Meil oli ka eelmisel korral üks valimisringkond valimistel, nii et saime hakkama ja nüüd on number 2 paneme süsteemi 21 mandaati, nüüd on 17. Et siis paneme numbriks 1,7. Ei, number 2. Selge, palun Meelis. Ega te Tallinna kombel ei kavatse valimiskohtade arvu vähendada hiljem? See ei ole selle päevakorrapunkti teema, see tuleb järgmistes Meelis. Selge, aitäh. Just. Kas on veel täiendavad küsimus? Ei ole, siis paneme hääletusele otsuse moodustada üks valimisringkond ja mandaatide arvuks 17 ja Lääneranna valla territoorium on siis selleks valimisringkondaks. Ja palun hääletada, kes on otsuse poolt. Paneme 21. 5, 6, 7, 15 poolt, kes on vastu? 1. Ja kes on erapooletu? See lähebki eelmise hääletusse. Ma lähebki kolm kirjas, otsus on vastu võetud.
ja sügiseks elu ära korraldada. Nii, ja 5. ja viimane meie päevakorrapunkt on Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine. Ja ettekandjaks on Karoliina Post. Lugupeetud volikogu liikmed, teen teile ettepaneku kinnitada valla valimiskomisjon. Sääraselt, et valimiskomisjoni esimees on seadusest tulenevalt valla sekretär, hetkel olen see mina, Karoliina Post. Ja siis valimiskomisjoni liikmeteks Merik Ehasalu, Ode Päbo, Kerli Umal, Eero Saak. Praegune valimiskomisjon on siis peaaegu samas koosseisus, uus liige on siis 2.3 Kerli Umal. Varasemalt oli Asta Kuru siis meile valimiskomisjoni liige, kes on siis pärast seda otsuse vastuvõtmist valimiskomisjoni asendusliige ja asendusliikmeks on ka Koidu liige. Ja palun siis volikogul kinnitada see koosseis. Miks see siis ära vahetada? Kõik on Lihulast siis nüüd. Vaata nüüd on see koht, kus maavaindle peab. Kõik ei ole Lihulast. Haatreks. Kerli on ka Virlasvea vägitubast. Eero on seal. Merik on seal. Eriti Jüri taandab siis ennast. Ja, nii, kui ei ole küsimusi rohkem, siis paneme hääletusele valimiskomisjoni moodustamise. Palun hääletada, kes on ettepaneku poolt. 1, 2, 3. Kõigi nõusolek ka ikka on. 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kes on vastu? Kõigi, Jüri Järvetab väga õige. Kõik on poolt ja otsus on vastu võetud. Tänud, et... Kuna 4 vallast koosnenud, siis oleks võinud küll idast valla, endisest valla punktist olla 1. Aga kas ei ole? Nii. Asta puksiti välja Koongast. Nii, aga mis piirkonnast on? Kus piirkonnast mina võiks olla? Vaardast ei ole. Sa oled Koidermaal. Mis piirkond Koidermaal? See on järgmise teema siis, kui vallad laiali lõunud. Juhuslikult meil on ikkagi nüüd 1 vald. Ja veel on praegu. Mul on ettepanek Meelisele, et teinekord, kui sa oled valla asju loedud, söö paremat sööki. On maitse parem. Olge, aitäh teile meeleoluka volikogu eest. Maitse oli kehva sul enne ütlesid. Näha on, et kõik on millegi ootuses, aga järgmise volikogu ootuses me oleme ja see on 12. juuni. Praeguste plaanide kohaselt. Kas see tänane oli üks kiiremaid volikogusid? Ei on olnud. See lisaeelarve oli kiirem, see oli 15 minutit. Istung on lõppenud. Mis kella? Ametlik osa. Kella ja hetkel ei ütle, aga... Teil mingid läbirääkimised? Kas see on neljapäev? On poolel kindlasti. Ja mõtled, äkki me välja võtaks? Ei, see saab olla ikka. Meil on tavapärane ehituskoosolek on teil 12, nii et see on kas hommikul 10 või teeme siis peale lõunat 3. Vaatame, palju tuleb neid päevakorrapunkte ka, et ilmselt tuleb sinna natuke rohkem ja pikemad punktid ka, et siis katsume niimoodi 3 kittakate ja 5 poole kuus läbi saada. Sügisest on ilmselt paindlikum, siis on kool valmis. Ja tava järgi nüüd on see... Sügisest on muidugi paindlikum, see on uus seltskond. Ma rääkisin varasügisest. Mina hilissügisest. Me ikka jõuame. Sa räägid talveperioodist. Selge, ühesõnaga aitäh kõigile ja kohtume järgmine päev. Ja kellega varem, kellega hiljem.